Internetis levib kiirelt teooria, et Benjamin Netanyahu on surnud ning tema viimased videod on katse tõestada, et ta elab. See narratiiv tugevnes Iisraeli, USA ja Iraani sõja ajal. See levis kiiresti tundmatutelt kontodelt ning hakkas domineerima sotsiaalmeedias ja poliitilistes kommentaarides. Kui müra tõenditest eraldada, muutub olukord selgemaks ja saab aru, mida öeldakse. Teooria väidab, et Netanyahu on surnud või raskelt vigastatud ning Iisraeli valitsus varjab seda. Sellest alates tekkisid kaks versiooni. Esimene ütleb, et ta on juba surnud ja teda asendatakse vanade või manipuleeritud videotega. Teine versioon ütleb, et ta on veel elus, kuid teda sunnitakse ilmuma salvestistel. Avaliku narratiivi kokkuvarisemise vältimiseks. See on segu poliitilisest kuulujutust, sõjaaja valeinfost ja liialdatud tõlgendustest. Kes seda levitas? Esimesed lained tulid Iraani valitsusega seotud väljaannetest ja režiimiga seotud profiilidelt, olukorras, kus juba käib infovõitlus. Seejärel hakkasid vandenõuteoreetikud ja kommentaatorid lugu kordama, levitades kuulujuttu kiiresti algsest ringist kaugemale. Kuulujutt levis pärast Benjamin Netanyahu 12. märtsi avaldust. 15. märtsil ilmus ta videosse Iisraeli kohvikus, et süüdistustele vastata. Neljapäeval, 19. märtsil teatas tema büroo uuest pressikonverentsist rahvusvahelise meediaga, mis viitab tema avaliku tegevuse jätkumisele. Kus on kõige vastuolulisem punkt? 12. märtsi kõne madala kvaliteediga pildil väitsid kasutajad, et nägid Netanyahu käel 6. sõrme. Seetõttu väideti, et video on loodud tehisintellekti abil. Põhjalikum analüüs näitab, et madal lahutusvõime ja pildimoonutused põhjustasid visuaalse illusiooni. Parema kvaliteediga versioonides on näha 5 sõrme. Kuidas Netanyahu vastas? Ametliku avalduse asemel ilmus ta videosse ühes kohvikus, vesteldes näiliselt rahulikult. Videos reageerib ta teooriatele irooniliselt. Faktikontrolli agentuurid kinnitasid asukoha ja kuupäeva, mis nõrgestab väidet, et video on vana või manipuleeritud. Miks siis paljud seda siiski usuvad? Sest keskkond on selliste kuulujuttude jaoks ideaalne. Sõja ajal liigub teave kontrollitumalt. Avalikud esinemised on piiratud ja avalikkus on juba valvel. See tekitab loomulikult umbusaldust, kuid umbusaldus pole tõend. Ja siin on asja tuum. Kontrollitud kommunikatsioon ei tähenda surma ega asendamist. Konfliktide ajal piiravad juhid tavaliselt avalikke esinemisi, eelistades turvalisust ja ilmudes sageli vaid videote või kontrollitud ürituste kaudu. Miks see kuulujutt nii palju huvi pakub? Sest Netanyahu maine nõrgestamine praegusel hetkel omab suurt strateegilist väärtust. Idee levitamine, et ta on surnud või kaotanud kontrolli, tekitab kaost, mõjutab moraali ja toidab psühholoogilist sõda. Vandenõuteoreetiliste kanalite jaoks see toob kaasa suure vaatajaskonna. Kõige olulisem küsimus, kas on konkreetseid tõendeid, et Netanyahu on surnud? Siiani mitte, ainult kuulujutud, tõlgendused ja madala kvaliteediga sisu. Teiselt poolt on olemas hiljutised videod, sõltumatud kontrollid ja aktiivne avalik ajakava. Kokkuvõttes näeme me järjekordset peatüki infosõjas. Kuulujutt kogus hoogu, levis kiiresti, tekitas kahtlusi, kuid sellel puudub seni konkreetne alus.